Nii, nüüd on mul 4 kodu. 1, 2, 3. 3 kodu on liigutatavad. Ja 1 kodu tuleb veel lahti võtta, kuhugi ära viia, see mis on puukodu veel. Tänane video teema siis on telksin, räägin mõne sõnaga lihtsalt, see mõni minut pikk video, midagi erilist ei ole. Sai eile käidud poes, ostetud omale siuke suur telk. Kõrgus on sellel 2,5 meetrit, läbimõõt on 3,5 meetrit. Sisse peaks mahtuma mingi 6 inimest, ma arvan. Aga mul on siin veel paar väikest nippi, mis on näitan pärast poole selle telgiga. Teile käisin poes, tahtsin osta siis 2 inimese telki, 1 inimese telk, väikest omale. Aga siis jäi silma siuke telk. Oli see allahindlusega, ehk siis mingi lõpumüük neile. Õigehind oli 99 eurot. Mina sain selle 40 euroga. Selle ülal on siis tal väike õhutussava, seda näete seespoolt pärast, seal on see kapusked pealt lahti, seal on võrguga. Et telgil siis on, siinpool on nagu näete üks uks. Siis on tallel siin olemas ülal üks aken, seespoolt saab kinni panna klapiga. Siin all on sääsevõrguga väikene aken. Siinpool teisel pool on veel teine uks, siis kahel pool on uksed. Ja siinpool on siis sama väike aken, sääsevõrk on ees ja üla on siis kileaken. Et lähme vaatame korra seespoolt, kuidas ta näeb seespoolt välja. Näitan siit lähemalt. Seda siis saab siilusti kinni panna nebi taha. Nagu näete, sees on teine telk. 2 inimese telk on siin sees. Teispoole mahub veel
ühe inimese telk veel, mis on asja point. Näiteks kuskil väga tuule ja vihma käes olla, see pealmine suurem telk kannatab rohkem vihma, selle vihma mõõtmisaste on 2000 millimeetrit. Mulle ei ütle seepärast muidugi midagi, et sisemine telk on ainult 300 millimeetrit sademeid kannatab. Ja talvel on siin väga soe, et kahes telgis olla, et siia saab ka sisse panna veel soojaks. Gaasiahju näiteks, või kokku pandavad need puupliidid on müüa igasuguseid, see mul ka ideena osta siia juurde veel. Ainuke puudus, mis sellel kodadeltal on see, et sellel ei ole korstna aken kohta, et osadel sükestel on kohe spetsiaalne auk, kus saab korstna välja viia, aga see on kõige väiksem probleem. Et sükke ta paistab välja siit praegult. Teispool on läinud uks, kohe tõstan selle telgi seest välja. Siuke ka inimese telk on, oli mul seal sees. Kes võid tea, siis need kahe inimese telgil need siit pistab need vardad läbi, et püsib koos. Muidugi väljas paned, siis käivad siit metallvaiedega kinni, tõmbad neli nurka. Aga seal sees seda ei ole vaja, kuna see on tuulevaikses, siis ei ole vaja ja see püsib ilusti ühes koos sükse kaarena, et saab siit need läbi pista ilusti vaiad. Aga siuke suur raasit ta seest on, paistab. Muidugi mul ruumi siin on. Keskele käib ainult üks vai. Käe tõstan üles, see ei lähe veel lõppu välja. Nagu siin näete, ülal on siis see võrk, et õhk läbi jookseb. Tuulisilmaga loomulikult tuleb see kinni hoida, et sooja ka liiga palju välja, aga suvel on jälle hea, ei õhk läbi. Siin on siis üks siuke aken, sellega klapiga siin kinni panna. Siin on siuksed jubinad, nendega tõmbad siia kinni. Saab need aknad kinni panna mõlemalt poolt. Allpool siis on need sääsuvõrguga aknad, et tuulutada. Teist pool on siis ka suur uks. Et noh, siia mahub tegelikult 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inimest mahuks väga hästi siia ära paigutada magama. Nagu ma näitasin, ka väikse telgiga saab siin sees olla või siis panna näiteks talvel külmaga just ongi 2 sükest telki siia. 1 2 inimese oma või siis 2 1 inimese oma või kuidas iganes. Siin varianti on igasuguseid. Et siuke väga, minu jaoks väga hea ost siukse raha eest. Ja kui sul ei teki hea tund, siis ma annan sulle hea vihje magama jäämiseks. Kuulata ka ilusti siin head magama jäämiseks head unejuttu. See video on siin all paremas nurgas. Sinu poolt vaadates klikka sellele ja kuula. Soovitan soojalt enam magama jäämist kuulata seda. Siukeses olukorras on see minu arust ülimalt hea. Üks elanik meil tuleb juba sisse siia. Kui sul see video meeldis, loomulikult pöial püsti, pöial allapoole. Teil ei ole see raske klikata. Ja julgelt võite panna pöidlaga allapoole, sellepärast et mina neid ei näe, kes on kuidas pannud. Tähtis on mul just, et avaldataks arvamust ja need aitab mul videodega levida. Mina saan sellest hea tuju. Loomulikult võid ise jagada videolinki ja kui sa ei ole veel mu kanalit tellinud, telli kindlasti ja vaata mu kanalil veel teisi videosi. Tulekul on veel väga palju huvitavaid videosid. Selleks päevast mina tänan teid vaatamast. Soovin kõike ilusat, peagi algavat kevadet. Tšauka, tšau!